tegelikult ega me oma sellist tegevuse edukust või mõju mõõdamegi peaaegu iga 2 aastaga. Me jälgime selliseid makromuutusi, ehk siis üks muutus on elanike arv. Ja me oleme täna tõesti saavutanud selle, et meilt läheb inimesi, rändab välja küll, aga tuleb sisse tagasi kas sama palju või isegi mõned rohkem. Aga mida me ei ole suutnud muuta on siis, kuna meil on eakate arv 2 korda rohkem kui mujal Eestis töövõimelise inimese kohta või ülalpeetavate arv, eriti just eakate arv, siis suremus on, ütleme 100 inimest sureb, siis umbes 50 sünnib, aga see on kogu aeg paranenud. Kui ma Setomaal alustasin, siis oli neil kuskil sündis võib-olla 25 inimest, et praegu kolivad juurde nagu sellist nooremad pered, kes võtavad kaasa lapsed ja siis need jälle sünnitavad lapsi ja et see on nagu väga äge. Mulle tegelikult meeldis teie strateegia selline oluline mõõdik, et kui me alustasime, siis Karri Raagma ütles seda, et piirkonna üks jätkusuutlikkuse tagajärjed on tegelikult väike tööstuse olemasolev, mis tähendab ettevõtlust, eks ole, et üks asi on väärindada seda toorainet, mis on olemas või kasutada ressurssi, mis on maavarad, võib-olla metsad, aga samas ka inimeste ideed, kasutada ressurssi ja teine asi on seda ka väärindada piirkonnas. Ja kui me alustasime üldse, siis me tegimegi nagu päris põhjalikud uuringud. 2005. aastal asusin ma sellele töökohale, ma olen seal siis töötanud nüüd 17. aasta läheb praegu. Ja siis me tegime uuringu, kus me käisime siis 3005 leibkonda läbi ja uurisime ka kogu statistikat. Ja siis mõningad asjad, mis mul meelde on jäänud, see, et 80% elanikkonnast ütles, et nad keelduvad igasugust koostööd, isegi naabritega. Ja siis ma mõtlesin, et mis selle tarkusega nüüd teha. Aga selgus, et probleem on lihtsalt koostöö mõistes. Kui inimesed tajuvad seda, et tule teeme mingisugust head asja ja siis tal tekib see tunne, et ma pean tema heaks tööle hakkama, et siis see pole koostöö. Et tegelikult, kui inimene saab aru, et tegelikult seda tegevust ellu viies läheb minu isiklikult ka paremaks, siis ta hakkab küll tegutsema. Nii et see koostöö, mina nagu olengi jõudnud selleni, et koostöö ei ole mõtet teha koostöö pärast, ma olen täiesti koostöö usku. Aga seda ei ole mõtet teha koostöö enda pärast, vaid tegelikult ainult siis, kui on kasulik. Ja kasud on väga erinevad, kasud on, kellel on majanduslik kasu, kellel on soov silma paista, kellel on eneseteostus, tunnustusvajadus, et kui need kasud selle ühise idee peale või visiooni peale, mida te hakkate kohe looma, eks ole, kui need igaüks leiab sealt oma kasu üles, et vaat selle nägemuse ellu viimisel saan mina oma kasu kätte, vaata siis hakkab koostöö pihta. Et me oleme üles ehitanud sellise teema peale. Ja mulle see liider liikumine tohutult meeldib, ma olen ise selle sünni juures olnud ja võib-olla ka üks slaid ka kuskil, on see, et Piirivere liider on tekkinud ikkagi võib-olla Setomaa visa töö tulemusel. Ma sõitsin läbi kõik siis ääreala vallad tol ajal ja siis veensin volikogusid ja vallavalitsusi selles, et meil on ühesugused probleemid, ühesugused takistused siin piirialal. Et üle maakonna keskuse on hoopis teissugused probleemid, meil teissugused, et me kindlasti peaksime tegema oma piirialal. Et siis me saame oma liiderpiirkonnas, me saame nagu ühesuguseid vajadusi katta, me saame ühesuguste takistustega tegeleda. Ja siis niimoodi sündis nii, et Põlva Võru maakonna kohta on siis 3 liiderpiirkonda. Nüüd, kui Setomaa siis pandi nüüd Võru maakonda, õnneks rahvas hääletas niimoodi, siis nüüd see liiderpiirkond katab osa Võru maakonnast ja siis Võru partnerskogu katab osa, nii et me teeme nagu siis projekte 2 poole, kui Võru maakonnast tahame midagi sellist ägedaid asju nagu ellu viia. Ja miks ma enne ütlesin, et ma ei ole nagu, või olen Setomaalt, siis me rõhutame seda, et alguses, kui võrukad siis kutsusid meid mingit koostöö, teame, paneme strateegia kokku, arutame, mis meile tähtis on, et mis on Võrumaa strateegia. Siis ma ütlesin, kui on Võrumaa strateegia, siis tegelikult ise, see ei puuduta meid, et meil on Setomaa.
aga ja siis me oleme nüüd täna ei eksi selles mõistes, mis riivab nagu setuslikult, et meil pole enam oma maad, et töötame jälle Võru maa heaks, eks ole, et meil on Võru maakond. Ja vaat selles oleme nüüd kokku leppinud, et Võru maakonnas on 2 ägedat maad, on siis Võrumaa ja on Setomaa. Ehk siis see on nagu Võru maakonna suur tugevus, millele me üritame siis rajada võib-olla ka oma sellist ettevõtlust ja majandust ja üldse avastada siis nagu see tühiseid asju, millega nagu edasi liikuda. Okei, aga siin on mul selline tore pilt ja kuna täna on siis selline strateegia koostamise teekord, ma ei usu, et mul on midagi väga unikaalset teile rääkida, aga võib-olla te saate kohandada midagi sellest enda jaoks. Sest ma olen seda usku, et jube palju tuleb ringi reisida ja vaadata, kopeerida ideid, aga tuleb kohandada nagu endale, sest sama asja nagu üle ei saa võtta. Et meie siis roll siis pärimuskultuuri ettevõtluse kogukonna ja hoidjana ja arendajana, aga siin on siis energeetiliselt sõltumatu Setomaa ja see on ühe meie siis sellise katusorganisatsiooni hüüdlause, kuna 2007 aasta asutasime siis piiriäärne energiaarendus, mida kutsume PEAKS ja sättisime omale visiooniks, et me peame muutuma sõltumatuks Eesti ja Vene energiast. Ja siis me hakkasime selle nimel nagu tööle ja esimene töö, mis sellega siis kaasnes, oli see, et me peame energiat kokku hoidma. Ehk siis me tegime uuringut, õpetasime inimesi, kuidas ahju kütta, milliste puudega, millist puud on suurem kütteväärtusega, kuidas maju soojustada ja pärast seda hakkasime, et meil peab olema ikkagi nagu kasutame siis seda taastuva energia ressurssi võimalikult palju. Me oleme päris head tulemust saavutanud, ma jõuan ka selleni, aga tagasipõrge oli see, et kuna meil on ruutkilomeetri kohta liiga vähe kasusaajaid, siis toetusprogrammid on suunatud tiheasustusaladele ja me ei ole nendele energeetikaprogrammidele hästi ligi pääsenud, et need on ikkagi läbi vaeva tulnud, et koolimajade soojustamine ja nii edasi, teil on nii vähe lapsi, soojustame hoopis linnakoolimaaja, kus on hästi palju lapsi käib koolis. Nii et see. Ja siis võib-olla natuke siis Setomaa liidust, et tegelikult Setomaa liit on eelkäija siis Setomaa valdade liit, kuna Setomaa asus siis 4 erinevas vallas, see on Misso, Meremäe, Värska ja Mikitamäe, asutati juba 1994. aastal, et päris ammu, aga 2005. aastani käis siis selliselt, et iga vallavanem oli siis 1 aasta juhatuse esimees. Ja millal on, ta oli juhatuse esimees sellepärast, et ta ajaks nagu siis kogu Setomaa asja. Aga millal lubatakse, volikogu lubab vallavanemal ajada naabervalla asja, seda aega ei tulegi. Kogu aeg on oma valla asjad on mingid probleemid, et tegeleb meie valla asjadega, miks sa ajad seal mingit Värska või ma ei tea, kelle teema. Ja siis 2005 siis toimus selline olukord, et üks meie ettevõtja kutsus kõik vallavanemad kokku ja ütles, et mis te teete, kui ma annan teile 1 miljoni aastas. Ma annan seda 3 aastat järjest. Ja siis vallavanem ütles, super, iga vald saab 250 000 ja me oleme kõik väga õnnelikud, aga jah. Ja siis ta ütles, et te ei ole päris asjadest hästi aru saanud, mida ma mõtlesin sellega, et ja kutsus mind sinna koosolekule, kuna mina olin tegelenud juba Eesti maaturismiga ja maaturism oli siis 2000. aastast. Olin üks asutaja 19 ja kui ma 94 selle lõpetasin, siis oli meil 330 maaturismi liiget. Ja siis Margus Linnamäe, kuna ta oli ka selline ratsutamishuviline, mul olid Põlvas olid tallid, mul oli 33 hobust. Et ma olen hariduselt siis ehitusinsener, tegelikult on mul hotell Pesa, mis on 31 aastat toiminud. Siis olid mul hobuse tallid ja siis me korraldasime ka igasugu sellist aktiivse puhkuse pakette. Ja siis Margus kutsus mind kaasa ja ütles nii, et nüüd on 2 nädalat aega, kui te leiate midagi ühist, mis teid kõiki huvitab ja millest te kõik kasu saate, et siis ma annan teile selle miljoni ja nii ta siis andis ja siis kui oli 5 aastat möödas, ta oli iga aasta siis 1 miljon krooni andnud, siis ta kutsus vallavanemat ja ütles nii, et kas teil on sellest organisatsioonist kasu olnud? Kui sellest on ikka väga kasu olnud ja me oleme siin ühiseid asju andnud ja nii edasi, ühiseid strateegiaid koostanud ja olgu. Aga nüüd tuleb selline muutus, et nii palju kui teie panete, nii palju panen meiega, mina ka. Nii et siis läks pooleks, et siis hakkasid oma valitsust maksma siis pool raha
sellest nii-öelda sellest miljonist ja siis teise poole pani siis nagu Margus juurde. Nii et sisuliselt meil eelarve on olnud kogu aeg ühesuur, et nüüd on tegelikult natuke nagu juurde pandud nii omavalitsuste kui ka meie ettevõtjad, toetav ettevõtja poolt. Aga me oleme siis selle eelarve kasutanud põhiliselt ikkagi oma finantseeringuks. Ehk siis kõikvõimalikke projekte ajanud ja me teadvustame nagu seda, et omavalitsusele ei jätku arenguraha. Omavalitsusel jätkub raha ainult nii palju, et ta saab osutada vajalikud teenused, haridusteenuse, sotsiaalteenuse, oma ametnikud ja nii edasi, aga arenguraha ei jätku, sest me kõik toimime selle tasandusfondiga ja nii kui vald ise teenib oma raha, nii kohe võetakse tasandusfondi maha. Ja siis meie oleme siis olnudki see, kes on hankinud siis Eesti-Vene programmist või Eesti-Läti programmist või mis iganes, kust iganes igasuguseid rahasid. Ja me oleme siis toonud võib-olla viimase 5 aastaga näiteks miljoni siis eurot puhasraha nagu siis Setomaale ja võib-olla siis oleme, umbes projekte oleme juhtinud võib-olla üle 2 miljoni, aga seal on siis teine osa on alati partneri pool on teada. Selliselt oleme siis katsunud arengurahasid tuua. Nii, ja siin on siis Setomaa, kui toimus struktuurimuutus 2018, kui moodustati siis Setomaa üks vald, siis oli hästi suur võitlus oli Põlva maakonna ja Võru maakonna vahel, et kus vallas me peaksime nagu olema. Siis sellest hetkest meie nagu loobusime, vaatasime, et las inimesed ise otsustavad. Meil on tähtis see, et me koos oleme, et Setomaa oleks koos, et see piir, mis siin nüüd nagu paistab, see oranž on siis endine Setomaa piir, eks ole, ja siin on siis see kontrolljoon. Nii et 2/3 on tegelikult Venemaal, kogu see Ilboska osa ja siis selle kontrolljoone ja oranžijoone vahel siis on see Setomaa, nii et me olime siis 4 valda, siis Mišo, Meremäe, Värska ja siis Mikitamäe vald. Ja kui see siis lõpuks liideti, mis oli meile suur kergendus, et me saame ikkagi ühiselt asja ajada, siis valitsus ei julgenud teha otsust, et kumba ta läheb, kuna valitsus olid mõlema maakonna esindajad ja võitlesid nende vahel ja lasi rahval hääletada. Ja Võrumaa inimesed või Võru maakonna inimesed olid aktiivsemad ja tuli rahva rohkem, mis otsustati Võrru panna, mille üle, ma arvan, on nagu õige. Aga miks oli meil väga oluline tegelikult 4 valda liita, et me oleksime üks tervik, sest minul oli isiklikult see juba selgeks saanud, et seni kui me olime erinevates valdades, me istusime maha, et tekitada Setomaale siis Setomaa 4 vallas nagu parim haridussüsteem. Kõik võitlesid oma koolide pärast. Ja siis me tõstsime küsimuse, kas oluline on kool või on oluline lapse haridus. Sest kõik olid harjunud sellega, et kool on nagu see, just kui kool kaob küla ja võitlesid, kõik vallad võitlesid oma kooli eest. Aga siis me kutsusime suure, me kasutame kaasajad meetodeid ja mingi 80–100 inimest oli koos. Ja arutasime seda, et kuidas muuta just meie haridussüsteem selliseks, et õpetajad tahavad seal õpetada, lapsed tahavad seal õppida ja lapsevanemad usaldavad kooli. 3 asja peab olema jube hästi. Et siis tuleb parim haridus, siis tuleb ka naaber valdadest võib-olla lapsed meie juurde. Ja ei saanud, sellepärast igal vallal olid oma prioriteedid, oma arengukavad. Et siis me arvasimegi, ja nüüd me võtame siis hariduse uuesti käsile, et parim haridus, aga erinevates koolimajadest lähtudes siis nendest inimestest, kas siis algkoolid, nii et me käsitleme seda, et üks kool erinevates hoonetes. Me kooli ei tähtsustame kui sellist, aga me proovime siis midagi muuta. Aga meie selline põhiline ülesanne on ikkagi see, et luua nagu selline ühine mõtlemine, ühine teadus, millele ja see ka, et mis on nagu meie piirkonna tugevused. Ehk siis mõte on see, et nõrkusi pole mõtet arendada. Kui sa arendad nõrkusi, siis sa muutud keskpäraseks. Kui sa arendad tugevusi, siis sa muutud teistest paremaks. Ja siis on sul mida teistele anda. Ehk siis mida vahetada näiteks. Ma tulen appi selle teemaga ja teie tulge appi mulle teise teemaga. Et me on mida vahetada. Ja siis me olemegi vedanud alati neid arengukavasid ja
ja siis katsun siis ühiselt sõnastada selliseid ka eesmärke, et see on küll Setomaa, need olid, no siin ongi V on veel vahel, V on vale, tegelikult on Setomaa Liit MTÜ nüüd ja see on nüüd Setomaa Valdeliidu põhilised eesmärgid, aga siin on siis ja see ehk siis kultuur, majandus, ettevõtlus ja elanike ühishuvide esindamine on siis nagu meie Setomaa Liidu selline siht, mis langeb siis ka valla sihtidega kokku. Ehk siis ja meie organisatsiooni omanik on nüüd 2 omanikku, enne olid 4 valda, nüüd on siis Setomaa vald ja teine on siis Seto Kongressi vanematekogu. Seto Kongressi vanematekogu on strateegia ja vald on siis operatiivjuhtimine, et siis meil on nagu selle 2 organisatsiooni nagu vahel ja proovime siis ellu viia. Neid asju, mida vald ise ei saa. Vald saab vaid arendada, pakkuda kvaliteetseid teenuseid, aitame selles ka, aga luua eeldusi muutusteks, selleks peab tegema midagi teistmoodi. Seda ei saa päris, vallal ei ole lihtne seda teha, eriti kui raha pole. Ja siis on siis visioon, mida mina pean nagu võib-olla üheks kõige olulisemaks selles dokumendis, et ülejäänud kõik need strateegilised eesmärgid ja tegevuskavad on nagu selliseks igapäevaseks toimetamiseks. Aga see visioon on see, mida võimalikult palju piirkonnas inimesi peab teadvustama. Sest kui see hakkab peas kerima, siis sa enam ei mõtle, vaid sa hakkadki selles suunas liikuma. Sellepärast on see visioon meil nüüd selline dokument, mis ükskõik milline rahvakogunemine on. Meil on tehtud rallapid, meil on tehtud suured loosungid, me paneme seintele need selle visiooni alati üles, mingid suurt üritust alustame, loeme visiooni ette. Meie väärt elupaik, tuntud turismi kuurort piirkond, mis me selleks teha saame? Või siin elab ettevõtlik kokkuhoidev lasterikas kogukond, märksõnad, mis meile on nagu kõigile tähtsad, eks ole. Anname järgmistele põlvkondade edasi elujuures kultuuri, keele ja see on see, mis meie identiteeti hoiab, eks ole. Ja siis nüüd, siis viimase arengukava juures intensiivtootjad ei taibanud, et see võib nii võimsaks minna. Siis kutsusin lihtsalt arengukava koostamisel grupi kokku, et mis te arvate, kui Setomaa võiks olla mahepiirkond. Kuna meil on põllumajandusmaast 47% mahe üldse haritavast, nii et ma ütleks, et see on üks maailma kõrgemaid mahepiirkonna või mahemaa osatähtsusega maa. Võru maakonnas on 34%, Põlvas 11% ja Valgas on 22%. Siis kutsusin, mis te arvate sellest ja see jõudis meie visiooni sisse, et me oleme tunnustatud mahepiirkond. Ja see andis nüüd nagu siis uuteks algusteks nagu sellise vägeva impulsi. Ja siis jätkusuutlik, jõukas, võimekas vald. Alati me räägime sellega lahti, et mis tähendab siis jõukas. Jõukas tähendab iga ühe kohta midagi erinevat. Üks arvab, et see on raha taskut täis või taskut on raha täis. Aga tegelikult on ka hingejõukus ja headuse jõukus ja neid jõukaks olemiseks on hästi palju erinevaid võimalusi. Ja mina arvan seda, et iga inimene saab olla jõukas, kui ta oskab reguleerida oma kulud vastavalt tuludele. Et see kuluta rohkem, kui sul tulud on, siis sa saad olla kindlalt jõukas. Sama on tegelikult ka hingejõukusega. Siis need meie arengueeldused ja võib-olla probleemid, mida me peame teadvustama, et probleeme me peame pigem rohkem arvestama. Nendega on väga keeruline, sellepärast et võtame kas või taristu mahajäämus. See tähendab ikkagi väga suuri poliitilisi otsuseid, kas me sinna saame selle teedeehituse raha või ei saa selle teedeehituse, kas me saame kiire interneti või ei saa. Et see probleemide pool, see, et meil on tööjõu vähesus, me peame sellega lihtsalt arvestama. Meil ei ole mõtet suuri töökohti, suuri ettevõtteid, kellel on palju töötajaid luua, tekitada. Meil on vaja, et iga pere muutuks mikroettevõtteks. Iga pere suudaks endal leiva laual teenida, võib-olla ta annab siis kellelegi külas tööd. Sellest on siis lähtunud ka meie sellised valikud, milliseid ettevõtlusharusid me toetame, et siis me arvestame nende probleemidega. Probleem töötleja väiketööstuse puudumine, kogu aeg on see suur probleem, see on väga visa tulemas, see sõltub ka jälle sellest suurtest poliitikatest ja nüüd on ka Eesti-Vene programm ära kadunud, millega me saime võimsa sammu edasi, kui me tekitasime Mustasõstra või ütleme sellise külmakeskuse, kus hoiustada kõiki selliseid maa kasvatatava saadusi. Elamispindade vähesus, kuidas me toetame noori ikkagi
aga see, millele me siis kõik rajame, on tegelikult arengu eeldused. Meil on palju loodusressurssi, me tegime uuringu, meil on 50 erinevat maavara. Sealhulgas on näiteks Värska muda, mida jätkub umbes 1000 aastaks selle tarbimise juures. Et näiteks. See andis jälle selle mõtte meil, millega me oleme nagu tegelenud, et kuidas nüüd see ringmajandus räägitakse. Et see ringmajandusega, et see Värska muda ju kaevatakse 250 tonni iga aasta kaevatakse järvest, Pihkvärvest ja Värska siis sanatoorium laseb inimesed sealt läbi ja see muda pumbatakse mahutatesse. Siis meil tekkis see mõte, et äkki me saame selle muda kuidagi ära kasutada. Et paneme selle põllurammuks, järve muda peaks sobima põllurammuks. Et probleemid on seal sellega, et sinna jääb seda muda ainult 10%, ta on jube vesine, sest muidu ei saa seda välja pumbata. Ja teine asi, mis tegime ülikooliga ühe projekti ja tegime siis katsetuse, et ta oli natuke liiga happeline. Et otse ei saa seda põllule siiski anda, et see läheb läbi komposti, nii et me seda suurt tarkust teame, et me ei saa, muda ei tohi põllule panna, see mitte midagi juurde anna, pigem võtab ära. Et me tegelikult peaksime siis segama seda kas siis haljasmassiga või kuidas me siis, et nüüd me plaanime siis ka sellist komposti väljakuid, et ikkagi tegelikult see ressursse ära kasutada. Praegu pumbatakse lihtsalt nagu sohu. Et mahepõllumaade suur osakaal ja selle brändi või mainega oleme siis ka kõvasti tegelenud. Tikupoissi, Seto saatkonna loomine ja edasi, et kõik sellised algatused, kuidas teha iga setu uhkeks, ükskõik kus ta elab, kas siis Tallinnas või Põltsamaal või edasi. Et nagu olen proovinud seda, üks selline näide, et me iga aasta viime siis ministritele kingitusi, sõidame. Nädal aega on minu 16 aastat on tööpäev Tallinnas, siis me Seto riietes ja pillidega käime kõik valitsuse liikmed läbi ja presidendi ja viime siis neile kingitusi, me ei räägi kunagi probleemidest, sest probleemid on, see pole jõuluaeg ja probleemidest rääkimise aeg. Ja siis me viime kingitusi ja siis läksime keskkonnaministri juurde ja siis sekretär ütleb, et mul on ka, ma olen ka Seto juurtega. Ma ütlesin, kus sa siis oled? Antslast. Väga uhke. Setomaa piir lõpeb juba ammu piusaga ära, eks ole, aga ma jätsin talle selle arvamusega, meil pole midagi selle vastu, kui Setosid järjest juurde tuleb ja meie territoorium laieneb. Tegelikult on, Setomaa piir on tegelikult õigeusu ja luteriusu piir. See on nagu see, mis on nagu inimesi ikkagi omal ajal nagu eraldi hoidnud ja nii ta ka on. Ja ega ta siiamaani käib samamoodi. Ja siis, mõtlen, midagi veel saan. Et sellised positiivsed siis arengud, mida me ise nagu hindame, et on päris head, nagu ülikõva asi on see, et me oleme üks vald siis, eks ole, me oleme suutnud nagu siis selle Leelo traditsiooni viia UNESCO-sse, mis toob nii Eestile kui ka sellist rahvusvahelist tähelepanu. Et üks asi, mida ka Läänemaa teile ka soovitan, mõelge, kuidas te saate olla kasulik teistele väljaspool oma piirkonda. Et siis kuidas te saate olla kasulik Eestile või kuidas te saate olla kasulik naabermaakonnale või ja nii edasi. Vaat selles mõttes siis te sätite nagu, teete nad võlglaseks. Nad teete võlglaseks sellega, et te tegite neile hea teo ja nemad peavad teiega aktsepteerima, eks ole. Sest et väga sageli on mingite muutuste jaoks vaja, et nad vähemalt ei segaks vahele. Et nad ei tuleks takistama oma ideedega. Et see on see taktika, mida ma olen kasutanud siis kogu Võru maakonna selliseks mahedaks viimisel. Et on vaja jõuda oma valitsustetega sinna maani, et see vald või see volikogu ei segaks vahele. Et küll me ise tegutseme, aga peast ei takista. Siis see Piirivere liider, loomulikult. Siis on meil ka selline päris pikk klubi, Setomaa ettevõtlik inimese klubi sõltumata. See on seltsing, see ei ole nagu MTÜ ega midagi sellist organisatsiooni ei ole, vaid see on seltsing. Ja me nagu toetame 2 korda aastas nende koos käimist, et siis käivad kõik ettevõtjad, kes koos.
mitte väga aktiivselt, sest neid väljundeid, kus kohal olla ja saada omal informatsiooni isiklikuks arenguks või isiklikuks kasuks on nii palju, et seal on rohkem nagu siuke peopaneku koht ega ei viitsita enam käia pidutsemas. Et silmas peab seda, et kui rahvast kokku kutsuda, siis inimese minust nagu vajadus on areneda, ehk siis hoida nina vee peal ja märgata, mis ümbruskonnas, keskkonnas toimub, et ma suudaksin nagu vastu pidada selles elus, eks ole. Nii et kui igal juhul, kui kutsuda kokku, siis kui te suudate midagi pakkuda talle arenguks, siis on inimesele väga tänulikud, et see on hästi oluline. Miks ei tule meie juurde arstid? Sellepärast, et tal puuduvad arenguvõimalused. Ülikoolis kuskil kliinikumis olla, ta puutub omasugustega kokku, ta saab kogu aeg rääkida ja ta ei tule perearstiks meile, sest ta saab ainult seal oma tarkusega ja kellega ta seal suhtleb või kellega ta on. Et see on nagu meie üks suur probleem, sellepärast me oleme ülimalt oluline on interneti jõudmine, et see annab ühe võimaluse sõltumata asukohast suhelda omasuguste klubidega ja omasuguste mõtteviisiga. Selle kogemuse ma sain, kui ma pidasin Hobuse talle, kuna ma tegin sinna ratsakooli, me hakkasime siis Viimsega ikka ratsamatku tegema, meil oli 33 hobust mul. Ja tegin ratsakooli, kus sai siis hobu eriala, niimoodi ma sain gümnaasiumi kokkuleppel, et ta maksis minu treenerile siis kehaliskasvatusõpetaja palka ja siis lapsed käisid hoopis minu ratsutamas kehaliskasvatustundide asemel, kes olid huvitatud. Ja kuna see oli ka internet, siis üle Eesti sõitsid lapsed meile kooli, kuna nad said Hobuse eriala kutse. Aga see hakkas ära vajuma ja siis ma pöördusin Eesti 3 tippratsutaja poole, Rein Vill, Urmas Raag ja siis Prohorov. Pöördusin nende poole, et tulge mulle Talli, et tulge, olge Tallis kohale, et siis ma saan, lapsi tuleb rohkem, konkurentsivõime paraneb. Ja Prohorov nõustuski, ütles, et jaa, see on väga hästi ehitatud tall, see on väga sobib kõik, ma tulen. Ja siis 3 kuud hiljem ütles, ma ikkagi ei tule. Ma ütlesin, miks sa siis ei tule? Ise ütlesid, et sulle sobib kõik see, eks ole. Tead, vaata, ma tahan veel spordis olla ja ma tahan samas maneesis ratsutada Rein Villi ja Urmas Raagiga ja nemad ikka ütlevad, mis mul veidi valesti ja mis teisiti on, et tal oli see arenguvajadus niivõrd oluline, et ta teadis, et siis ta jääb ainult seal treeneriks ja tema oli hoopis teine perspektiiv ja sellepärast ta nagu ei tulnud. See lihtsalt on nii. Üks kõvemaid organisatsioone, Piiriäärne energiaarendus, et me tänaseks oleme siis jõudnud nii kaugele, et meil on siis 15% kogu vajaminevast elektrienergiast toodame ise päiksepaneelidega. Meil on 15 erinevat päiksepaneeli või 14 jaama, mis siis toodavad ja ahjuküttega on ka meil, või ütleme 60% kütab puudega ahju, mis tähendab seda, et see on ka kohaliku ressursi baasil. Peale me proovin, meie üks selline visiooni osa on see, et muutuda ise majandav Setomaa. Ja seda on võimalik siis 2 moel. Ühel moel on see, et toota võimalikult palju ekspordiks, toota kõik, mis on ja tuua raha sisse, või teine variant, toota kõik oma tarbeks ja suruda import välja. Ehk siis ükskõik kummal moel, igat moodi majanduslik seis nagu paraneb. Ja see ongi meil nagu see siht nagu põhimõte nagu ettevõtlustoetusel ka, et kui keegi omab maad ja kasvataks võib-olla rukist, keegi jahvatab sellest jahu ja siis me toidame oma lapsed ära hoopis oma tehtud leivaga ja me ei osta enam Võrust ja Põlvast leiba sisse, ehk siis me ei anna raha välja. Et energeetikas on ka, et kui me ostame kogu selle energeetika Venest või Eestis sisse, siis tegelikult see viib selle raha välja, mida me nagunii saame, et parem me prooviksime nagu ise toota ja hoiame siis sellega nagu... Tohib see energeetika kohta, et kas see 15% või 10%, mis eesmärgiks seadsite, kas see oli selle sihtrühma ka kuidagi piiridesid, et kas külamajad või ettevõtted või eramud või? Ei. Lihtsalt üldine. Tegelikult see piiriäärse energiaarenduse liikmeskond oli 6-liikmeline. Seal olidki need vallavanemad, vaat seal nagu selles mõttes ei tekkinud nagu seda ja mõned fännid, mõned huvilised. Ehk siis mõni volikogu liige ja nii edasi, kes tundis nagu energeetikat. Et see oli nagu meil kõige väiksema liikmeskonnaga arv. Aga seal me sättisime siis koos ülikooli ja algus kaasasime ka ministeeriumid ja maakonda nagu siis sellise sihi, et 10% oleks siis 20. aastaks, eks ole, see elektritarbeks nagu oma. Aga aeg lihtsalt on hoogustanud nii palju, et
ja noh, palju asju ma olen katsunud ise nagu esimesena ka teha. Et esimesena oligi mul see päiksejaam, millega siis saad naabrid kadedaks ja siis hakkad teised ka tegema, eks ole, ja siis juhatad nendele, kuidas seda teha. Et nüüd ma lähen ka koju, ma arvan, mingi 3 inimest Hiiumaalt, Raplast, just saati sõnumid tulevad, vaatan, kuidas mustsõstrad kasvatada. Mul on siis 9 hektarit mustsõstra istandusi, mahe mustsõstra istandusi. Üks kõige kõvem organisatsioon, või väga oluline organisatsioon, mis lähtub sellest, et piirkonda raha sisse tuua, on siis Setomaa turism, kes puhtalt ekspordib teenuseid. Ja noh, nende selline, siin on siis kõrval on siis see Külevüü, mille seda Setomaad muidu nagu turundada on väga abstraktne. Väga abstraktne ja inimesed, mida me siis seal vaatame edasi. Aga see Külevüü, ehk siis see toode, mida me saame turundada, mis viib siis võib-olla 50 erineva ettevõtja teenuste juurde, see on nagu selline nagu ühine turismitoode, mida me saame müüa, mida on siit tekkinud ka veel kostipäev, näiteks toidlustajad ja nii edasi. Et see, või siis ka ütleme tootmisüksused, mida me siis, mis meil seal tootmist on tekkinud, selle Külevüü kaudu me saame nagu müüa nagu kõike. See tekkis juba siis valdade ajal, me tekitasime, sellepärast on siis ka Misso ja Luhamaa on nagu Setomaa osa, aga siis on ka Misso ja siis Vasselina, et tekitada selline üks ring. Ja liikmeid on seal umbes siis 40 ringis, neid liigub vähem, osad tulevad. Ja liikmed ei ole mitte ainult nagu majutusteenuse või turismiteenus pakkujad, vaid on ka siis bussid, kauplused, kellele siis proovib see Setomaa turism kasulik olla. Aga siis ka teised Seto Käsitöö Kogo liikmeid 92. See oli ka üks selline märkamine ühe projektiga, et iga setu oskab kätega midagi teha. Suur vaesus on, kuna Setomaa on väga vaene piirkond, meil pole nagu, meil on 2 asja. Meil pole kunagi mõisad olnud, tänu sellele pole ükski setu pärisorgi olnud. Ja sellepärast on ka keeldub igasugust koostööst, sest ta on niivõrd tähtis, et tema arvamus on nii õige, ta ei ole nõus kellegi teise jaoks olema. Ja samas ei ole meil, mõisad pole olnud sellepärast, et toit on juba raske kasvatada. Ja sellepärast nagu on meil käsitöömeistrid, potisetod, naised, kes oskavad teha, nad ei oska müüa. Nad ei teevad oma tarbeks ja nii edasi. Nii et see oli üks organisatsioon, mille me selle kutsusime, oli siis, et tuua nagu valdkondliku huvilised kokku. Ja nüüd see Käsitöö Kogo teeb päris vägevaid asju, ta käib laatadel, korjab kauba kokku, müüb. Kõik meie suurüritused, kuningriigipäevad ja nii edasi on siis käsitöölised, alati organiseeruvad seal, müüvad oma kauba brändi all, nii et kasutasid sellist ära. Siis veidi hiljem tekkis siis Seto Köök, liikmeid on umbes siis 30, ehk siis Võrumaal on Uma Mekk, sinna ei oldud nõus minema, siis tegime Seto Köögi, et mis on nagu siis Seto, tooraine kõik sama, tegelikult retseptid samad, aga eristumine on see, et lood on teised. Millal süüakse, millisel kuupäeval süüakse ühte toitu või teist toitu, setudel on teistmoodi, meil teistmoodi ja sellepärast nagu me proovisime siis, on siis Seto töö ja nende algatatud on siis see kostipäev, mis on hästi võimas. Sel aastal oli külastajaid kõige rohkem, üldse kõigi aegade, meil on, mõtlen mitu aastat, 5 aastat vist on see kostipäev toimunud, siis uus algatus on toidukapp, et inimesed saavad tuua siis oma järgi jäävad toidud Obinssas asuvasse kappi ja siis tasuta saavad sealt endalt võtta ja siis toovad midagi asemele, kellel mida üle on, et siis sellist jagatakse Facebookis siis kuulutatakse ka, et ma toon vinna toidukappi näiteks munad või ma ei tea, kõrvitsad tuli mul liiga palju, et ma toon kõrvitsad sinna, kes tahab, tulge võtke, siis käivad, siis on siuke toidukapp meil Obinssas. Siis on Seto Instituut, see on nüüd sihtasutus ja see on siis veidi pikem ja veidi teaduslikum, kuna tema ülesanne on siis nagu seda keelega tegeleda ja tegeleb siis ka meie üliõpilaste, kes on siis Setomaalt välja läinud. Ehk siis mida teha selleks, me kõik aktsepteerime seda, et kõik noored lähevad igal juhul kuskil õppima. Ja kutseharidust või ülikooli või reisima kuskil. Aga mida teha selleks, et ta tuleks pärast tagasi? Et mida teha selleks, et käies kuskil mujal õppinud, mõtleb kogu aeg Setomaa peale, kui ma selle mõtlin selle jaoks, et ma tulen siia koju tagasi, ma hakkan seda realiseerima seal, ma hakkan siis seda kultuuri nagu edasi. Et mis selleks teha?
tegelikult on üks Norra uuring viis selle mõtteni, et tegelikult on hästi lihtne. Pole mõtet investeerida mingi noorte majadesse, noortekatesse ja nii edasi, sellepärast, et see ei ole huvitav. Investeerige noorte juhtidesse. Kui lapsel on huvitav ja põnev, siis ta mõtleb kogu aeg, kuidas sellesse põnevasse keskkonna tagasi tulla. Ehk siis tema see. Ja sellepärast me tahame oma gümnaasiumid hoida, et võimalikult kaua meie keskel ta oleks huvitavas elukeskkonnas, mis me suudame kõik talle pakkuda, et siis kui ta käib ülikoolis ära või kutsekoolis ära, et ta tuleb nagu tagasi ja hakkab mõtlema, mida ma saan, kuidas ma saan seda rakendada Setomaale. Ta läheb õppima seda, mis on Setomaale vaja, mis tal tundub, et see on vaja. Et see on. Ja siis koolide koostöö, no sellest ma juba põgusalt rääkisin, et koole siis hakkasime köitma erinevate valdade koole kokku lihtsalt sellega, et tekitasime majandusõppe kõikides koolides. Seal olid siis koolide majandusõppe koordinaatorid, õpilasfirmad kõikides junior achievement'i siis juhtimisel ja siis korraldavad siis laatasid, nii et see on köitnud nagu neid koole kokku, mis on siis erinevates valdades olnud ja on toonud siis õpetajaid ka nagu ühe mütsi alla, et olla siis uhked, kuidas meie õpilasfirmad siis võidavad mingisugust konkurssi ja nii edasi. Ja siis, kui Eesti-Vene programm toimus, siis me agiteerisime ka Petseri koolid samamoodi ja üks aasta oli selline, et kus meie õpilasfirma võitis esimese koha Eestis ja preemiaks sai siis Iisraelisse sõita. Ja Petseris ka võitis üle Venemaa Petseri kool esimese koha õpilasfirma Laadaga ja sõitis ka Iisraelisse, said seal kokku. Et oli selline üks juhtum. Ja siis see koostöö, mida ma olen nagu siis ka öelnud, rõhutanud, et see on. Et koostöö puhul kõige olulisem on minu arust on vajadus üldse koostöö järgi, mis on see vajadus ja seda näeb väga kitsas ring. Võib-olla eestvedajad märkavad seda, mis on nagu vajadus. Aga siis on eestvedajate vastutus on see, et kuidas leida üles iga ühe kasu, mis tema võiks saada seda koostööd. Kuidas aidata leida üles see kasu, mis koostöös saab. Et minu arust nagu kõige suurem inimeste aktiivsuse pidur on madal enesehinnang, ta ei usu endas. Siis kui ma talle pidasin, siis hobused õpetasid mulle seda, et kõige väiksem poni, olgu ta 90 senti kõrge, ta suudab hüpata üle meetrist takistuse. Ei ole mingit kahtlust ka. Poni hüppab nagu plokst üle meetrist takistuse. Ta ei tea end seda. Et aga kui hakata õpetama teda algus 20 senti, siis 40 senti, siis 60 senti, lõpuks ta hakkab see hüppama nii meeldima, et ta näeb takistust, ta kappab sinna juurde ja hüppab sellest üle. Et tegelikult on inimestel sama, nad ei tea, millised suurepärased võimed tal on, nad ei usu sellest. Ja siis, kui me see uuringu tegime 2006 aasta, siis mida vanem põlvkond, seda vähem uskus Setomaa jätkusuutlikkusse. Noored fännasid, vanemad rääkisid lastele, mine õppima seda, mida sa linnas läbi saad lüüa. Siin ei ole mõtet, mul on kõik ära proovitud ja nii edasi. Täpselt tema uskumuse järgi ja ärge siia tagasi tulge. Ehk siis selline tendents. Nii et samal ajal neil tohutu potentsiaal, need käside oskused, kõik see, mida me siis katsusime neid vanu inimesi köita ka siis nagu meie käside kogoga kokku. Et ma kutsungi, et noored on nagu siis tarkvara või siis vanad on nagu tarkvara ja noored on riistvara. Ehk siis vanade käes on see tarkus, kuidas käsitööd teha ja oskus, eks ole, siis noortel on oskused või nii-öelda riistvara, kuidas seda siis pidada. Ja mis meil ei ole üldse õnnestunud, meil on väga hästi õnnestunud valdkondlikud organisatsioonid, et turism, käsitöö kogu, siis on piiriäärne energiaarendus, siis on loomeettevõtluse toetuseks on siis pärimusteater Tarka, noorte teater, kes siis Viljandis on õppinud ja gastrollivad, nüüd teevad ise etendusi ja käivad Eestis gastrollimas ja teenivad raha sellega. Siis Seto Köök, ehk siis valdkondlikud organisatsioonid on meil tekkinud, aga meil ei ole tekkinud piirkondlikud organisatsioonid. Me kangesti oleme tahtnud tekitada seda, et üle Setomaa oleme siis köitnud küll kokku nagu huvialade või ütleme selle vajaduse järgi olla edukas ettevõtja, mis on meil kogu aeg fookus on. Aga tegelikult meie üks fookus on see ka, kuidas piirkond võtaks ise vastutuse oma kas sotsiaalsete teenuste näiteks osutamisel, et kui keegi tahab linna minna, kuidas tekitada nagu selline just külade või nurkade või siis külade kogumi või siis
selline piirkondlikud organisatsioonid, need ei ole väga hästi õnnestunud, et meil on üksikud pärlid nagu Lüübnitsa, kes võitis ära üks aasta külade konkursi üle eestilise lausa ja Luhamaal on hästi kõva ja siis on veel Matsuri ja siis Uusvada, kus tekib nagu selline loomeküla, aga meil on 154 küla. Noh, ja ütleme minu külas, näiteks Härma külas on 5 inimest. 2 talu, ühes on 3 inimest, teises 2 inimest. No, mina olen seal suvele. Nii et järelikult meil oleks võimalik nagu mingite külade kandi või nurgaga nagu kokku võita. Me oleme teinud statuudid ja igasugu külavanemaid agiteerinud ja katsunud luua programmid, et külavanemad saavad raha ja nii edasi, aga ei ole toiminud. Sellega peame edasi töötama. Aga hästi kõva on, meil on, ütleme, peab olema süsteem ja struktuur, nagu öeldakse asjade edendamiseks, et meil on loodud siis selline süsteem, et meil on siis vedosnike koosolekud, kes on siis nagu vabatahtlikud, kes on siis valdkondlikud liidrid, mõned külade liidrid, valla arendusnõunikud ja nii edasi. Ja me käime siis iga kuu esimesel esmaspäeval koos, kell 10 kella 12, mis lõppeb väikse söögiga. Ja siis seda on toimunud siis tänaseks 179 korda, meil peame seda arvestust. Ja seal siis igaüks räägib, mida ta möödunud kuud head tegi ja mis ta kavatseb järgmine kuu head teha. Et siis kõik kuulevad ja järgmine kuu mäletavad, kas sa tegid selle ära. Või siis ütlevad, et mul on sellised probleemid ees, et kas keegi tuleb appi, mida me saame koos teha. Et see on nagu siis, ja seal on alati 15-20 inimest käib koos, nagu iga kuu esimesel esmaspäeval. Oleme siis eri kohtades, käime siis ka vaatama uusi kohti või uus turismitalu tuleb või mingi käsitöö või mis iganes, eks ole, et siis me või vallas oleme koos, talvel soojemas kohas, suvel loodusel. Et see on üks hästi populaarne ja siis teeme protokolli ja kes ei saanud tulla, siis saadame selle laiali, et kõik saab. Ega me vist on platsi kokku tõmbavad. Et jah, et seda ma ka mainisin, et circa 2 miljonit, millest miljon on umbes siis Setomaale jäänud ja 94 projekti siis viimase 5 aasta jooksul me oleme nagu koordineerinud. Leiame ikkagi projektijuhid, katsume projekti kirjutajad leida ja siis nagu neid koos hoida ja just köita nagu siis Setomaa arengukava või meie piirkonna selliste eesmärkidega kokku, et kuidas siis toetada just neid tugevusi, mis on välja valitud, näiteks kas neid valdkondade arengut, mis on meie majanduse alustala, toetab mikroettevõtlust või siis meie ressursibaasil olevaid ettevõtteid. Turundus siis Imavere risti. Siis üks huvitav algatus on nagu Setomaa edendusfond, et me oleme siis 3 aasta jooksul jaganud selle edendusfondi kaudu 163 000 eurot ja see seisneb rahvaannetustel. Ehk siis siin ei ole riikliku raha sentigi sees, Setomaa liidu raha pole sentigi sees. 2 korda aastas me teeme kogu aeg seda turundus, nüüd hakkame jälle turundusstrateegiat sellele kokku panema, kuidas rohkem raha saada elanikest, et võimalikult paljud, isegi 10 eurot või 100 eurot või osad on teinud püsimaksekorraldust, iga kuu eraldavad näiteks mingi 50 eurot. Iga kuu läheb maha ja tuleb edendusfondi ja siis sinna siis tehakse taotlusi. Nii et 50 projekti vist oleme nagu selle kaudu toetanud. Anname laenu, näiteks sildfinantseerimiseks, mis on väga mõnus, sest see on siis ka 6%-ga seotud intressiga, sellest tuleb jälle edendusfondi lisaraha, aga anname ka tagastamatuid toetusi ja väga väikse bürokraatiaga. Et see on nagu meil sellise kaasava eelarve asemel, aga me korjame kogukonnasse raha ja kogukonnas jagame laiali. Ja see maheteema, sellest ma võiksin lõpmatult rääkida, see on minu kirg praegu, et me oleme jõudnud siis selleni, et meil on siis 5 omavalitsust sõlminud omavahel kokkuleppe, et me viime kõik oma 47 haridusasutust üle 20% mahetooraine tarbimisele. Ja teine kokkulepe on see, et teeme kõik selleks, et kohalik tootja saab kaup osta. Kõik toetab praegu seda. Kõik toetab. Kütusehindade tõus, mis tähendab transporti. Riigi poliitilised sõnumid, et isevarustatuse võime peaks olema meil Eestimaal olemas.
selles mõttes on nagu, siis me saime ka Maaeluministeeriumi kokkuleppele, et kõik need koolid, kes on siis 2% ära saavutanud, saavad lisaraha. Nii et kõik koolid ja lasteajad saavad lisaraha, koolid vähem, lasteajad rohkem, kuna see on 3 toidukorda ja saavad lisaraha, kui nad on 20% saavutanud mahetooraine kasutamisest. See Maaeluministeerium peab registrit, ta sai 1 000 000 eurot selleks aastaks, peab seda registrit, kui märk on saavutatud, hakkab sulle raha tiksuma. Ja täna on Eestis üle 50 kooli, Setomaal või mitte Setomaal, Võru maakonnas on siis 10 kooli ja 10 kooli on praegu nagu ette valmistamas. See ei ole väga keeruline, see on väga lihtne. Oluline on kokad nõusse saada ja oluline on vallavanemat, et nad ei takistaks. Ehk siis me oleme, jah, just, ja siis me oleme sellised kogu selle asja üles ehitanud, et kokkadel on hästi palju probleeme. Paljud kokad on sellepärast tööl, et nad peavad lihtsalt kuskil tööl käima lihtsalt, et saada natuke mingit raha. Ja nad ei fänna üldse seda söögi tegemist, et noh, neid me oleme siis teinud, me oleme kutsunud Eesti tippkokkasid, Angelika Tuureküll ja Joelit ja kõiki nagu ühiselt midagi tegema. Uusi, siis oleme töötanud välja retsepte ja teinud selle toidupüramiidi järgi teha täna võimalikult lihtsaks, kuidas mahetoorained kasutada. Ehk siis, ja siis oleme ANC programmi kõikidesse koolidesse juurutanud, et mis ise automaatselt rehkendab kõik selle mahetooraine osakaalu ära ja nii edasi, teha kokkade elu võimalikult lihtsaks. Ja siis valdadele muidugi meeldib see, kui ettevõtjad, kohalikud ettevõtjad nagu siis oma toorainet nagu annavad, tõsi ei meeldi väga intensiivtootjatele. Aga intensiivtootjatel ei ole midagi selle vastu, et nende lapsi tervislikumalt toitaks. Ega nemad ka vastu ei või. Nii et sellega me täna liigume ja me oleme sellel teekonnal ja meil on nüüd see plaan, et me tahaksime tegelikult ka Põhja-Läti punti saada, sest Eesti-Läti programmist on siis võimalik taotleda sellisteks arenguteks, et me oleme siis juba sellist turundustiire teinud seal oma naaber Läti, Põhja-Läti omavalitsustes. No, loodame, et sellest võib midagi tulla. Noh, elektriautode laadimispunktid oleme siis ära kaardistanud Setomaal, kuhu üldse midagi neid laadimispunkte võiks nagu tekkida, kus need alajaamad välja annavad, kus läheb kiirlaadijad, töötada siis ka oma bränd välja või oma siis valgustatud laadimispunktid, et kõik, kes sõidavad, kohe näevad, et kus saab laadida. Uda Haljasmass, sellest rääkisime. Siis noh, ka selle mahe ja muhe liikumine Võru maakonnas, ehk siis nüüd on selle töö käigus on selgunud, et tegelikult mahetootmine on võimalik ainult väga väike mikrotootjatele, kus oma perega enam hakkama saab, et noh, minul on 9 hektarit mustsõstraid, sellega ma saan üksi hakkama, nüüd ma panin siis ka 0,3 hektarit punast peeti maha, sellega ma saan ka veel hakkama, sellest traktor on nagu olemas, et vastavad seaduslassin, aga ei ole järgmist etappi, kus hoiustada. Tegelikult kõik kultuurid vajavad niiskust, temperatuuri ja nii edasi ja nüüd on meil siis koos kõigi omavalitsustega proovime luua siis sellise hoiustamise, esmatöötlemise ja siis nii-öelda logistikakeskuse, sest koolidesse on vaja ka see laiali jagada haridusasutustesse. Ehk siis oleme sellist projekti nagu täna ette valmistamas ja rääkimas, et asukoha valikut ja kus on rohkem mingit kultuuri kasvatada, kus on potentsiaali ja see on väga, noh, nõuab natuke veel analüüsi, aga põhimõtteliselt oleme selles kokku leppinud, et seda on vaja. Et see oli, meil oli Võru arenduskeskuse siis nõukogu ongi kõikidest vallavanematest ja volikogudest ja siis me sain selle heakskiidu sellele, et me võime sellega nagu edasi tegeleda. No võt, ja siis võib olla selline lõpuslaid ka, et igal juhul mina olen nagu koostööusku ja ma ei tea, kas te olete kuulnud ühte lugu sellisest Põrguste paradiisist, kus üks mees, kui ta ära kooles enne surma tahtis siis näha, et mis on vahet, kuhu siis minna, kas Põrgusse või paradiisiga, siis meie ei tea, mis see parem on ja siis peaengel viis ta siis ühe ukse tegi lahti ja vaatab, et suur supikaus keset lauda, jube hea lõhn sealt tuleb ja nii edasi, aga inimesed on kohutavad mornid kõik ümber selle laua. Ja ta mõtles, mis see jama on, et miks nad nii mornid on, kõhnud ja sellised tigedad ja
selgus, et nendel oli käte külge seotud pika varraga lusikad, nii et ta ju sai küll potist võtta, aga ta ei saanud oma suuba. Nii et nad kõik kannatasid selle all, eks ole, siis ta tegi teise ukse lahti. Seal kõik rõõmsad, sama olukord, keset lauda suur pott, aga inimesed kõik täis mõnusad, punased ja nii edasi. Nendel olid ka, aga samamoodi olid lusika käe külge seal, nemad söötsid teineteist. Andsid üle laua, nii et olid kõik rõõmsad, nii et see koostöö, ilmselt see seisnebki, et hoolitseda selle eest, kuidas teisel hästi läheks, siis ta nendel. Nii, suured tänud Marusele. Küsimused. Jah, palun. Mati Allemets ja Alvere olid Türgi eestmed. Panin tähele, et teie Estefan oli vähe tähelepanu pööratud sporditurismile. Kuna ma tean, et Setomaal on väga tuntud spordiklubi, väga tuntud spordiürituse, kus tullakse auent välismaal ja arvestades seda, et väga piidil on Setomaa Pekkoone tervisklubi, kes korraldab mitmeid tuntud traditsioonilisi spordiüritusi, et kas see on taotluslik või on meelega nagu tähelepanu välja jäänud? Nad on nii tublid, et nad ei vaja, ütleme, nende teel ei ole väga palju takistusi, ega me ei saa kedagi nagu teisiti toetada, kui ainult korjata tema teel takistusi ära. Et me oleme, et noored, see Pekko orienteerumisklubi näiteks on siis edendusfondi peale toetlenud, eks ole, et kuidas propageerida rohkem orienteerumist, siis läbi nendest selliste projektidega me oleme toetanud, aga teadlikku sellist suunamist meile teinud, see on nagu, kuigi meie valla üks prioriteet on tervis, sanatoorium, meil on olnud juba vanal ajal posijad, kes osanud rahvameditsiini teadnud, sport, kõik, selles mõttes nagu see tervisega seonduvad asjad on väga olulised ja küll me oleme ka mõelnud seda, et kuidas nagu koolidesse nagu rohkem sporti propageerida, aga me ei pea sellega väga vaeva nägema, kuna see on ka vallavanema hobi, siis tegelikult ta ikkagi rakendab, ta leiab kõik need ressursid, et tegelikult seda nagu toetada, kui vallavanem vahetab, võib-olla peame selle fookuse võtma jälle endale ka. Samas on väga tugev kogukond sinna ümber kujunenud, on, jah. Et tegelikult käiakse ka külade mängudel ja see on seda nagu hea tunda, nii et me ei ole pidanud seda nagu sekkuma, et mitte võtta initsiatiivi ära. Et oma isiklikust arengust on nagu see, et kuna see hotell Pesa või Kagureis on siis 31 aastat nüüd toimib. Kuni 10. aastani ma teadsin täpselt, mida igaüks peab tegema, mida riidesse vandma, kes kellega käib ja nii edasi ja ma teadsin kõike seda ja ma juhtisin seda väga kindlakäeliselt. Ja siis, kui ma ühel hetkel hakkas ettevõtte pankrotti minema ja ma sain aru, et kogu probleem on minus endas, siis ma tegin selle juhtimismudeli ümber niimoodi, et ma enam üldse ei sekku sellesse ja inimesed on võtnud ise vastutuse ja siis ma hakkasin dividende saama, olles selle koha omanik. Nii et tegelikult ei ole mõtet väga sekkuda ka, kui asjad hästi lähevad, et pigem toetada.